Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad, Autotund on tagasi. Stuudios on hetkel Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar Geenius autoportaalist. Kohe varsti liitub meiega Sulev Ladva, samuti Autogeeniusest. Sellepärast, et saate teises pooles meil on plaanis pikemalt keskenduda ühele viimase ja ägedamale autole, mis on Eestisse jõudnud ja millega me kõik sõitsime. Selleks on Toyota, eks ju, juba mõtlete, Toyota, kõige lahedam või? Kusjuures ongi, jah, Toyota Prius. Ei, Toyota GR Yaris. No ühesõnaga, tasub saate teine pool ära oodata, saate teada, mille pärast on Yaris viimase aja kõige ägedam auto. Nii, aga saate algusesse teeme natukene mõned uudised ka, et ei oleks väga ühekülgne ja räägime oma nädalast. Oma nädalasse mahutasin mina ühe proovisõidu. Proovisõit oli mõneti põgus, sest et tegemist oli elektriautoga ja ma väga pikka nädalavahetuse trippi selge ette ei võtnud. Küll aga on see päris oluline elektriauto ja tegemist oli Volkswagen ID3-ga, mis siis lõpuks kohale jõudis. Ühtlasi on siit-sealt tulnud vihjeid, et peaaegu, kas nüüd just detsembris, aga jaanuaris hakatakse juba vastu võtma tellimusi ID4-dele, mis on siis linnamaasturlik Volkswagen elektriauto ja see tellimused tähendab seda, et need hakkavad reaalselt ka lähikuudel, vähemalt demokad jõudma kohale. Et see ei ole enam selline nagu vanasti, et ID3 tellid ja 2 aasta pärast saad kätte, vaid reaalne asi. Aga ID3, mis need, räägin põgusad muljed ära. Esiteks väga mahukas, see üllatas. Elektriautodel ongi see lihtsam, et sul on põhja alla paned akud ja ega seal palju muud ei pea. Ees on sul ju ruumi palju, sest et ei ole mootori, või kogu see mootorivärk on palju väiksem. Aga tagaistmel on niimoodi, et nii mina kui Karl panime enda järgi istme paika, minu arust Karl on natuke suurem laiutaja kui mina ja tema taga sain mina, ma ei ütle, et sain hakkama, vaid mul oli seal ikka väga mugav olla, sain isegi lösutada ja põlved ei läinud ikka vastu esiistet, nii et praktiline, pagasiruum nagu luuk päradel ikka, põhja all on, või tähendab pagasiruumi põhja all on veel väiksem sahtel, kuhu saad kõik oma kaablid ära peita. Auto ise on, kuidas ma ütlen, selline Teslalikult lihtne, aga ma ei tunne seal sellist nii palju seda high või kõrgtehnoloogiat. Rooli ees sambal on üks väike ekraan, kus sa näed kiirust, iseenesest see on positiivne, sest tänapäeval kiputakse näiteks Mercedes ja kellel on hästi suured juhi ees näidikud. Sulle kuvatakse sinna tohutult igasuguseid vilkuvat ilu-lilu, siis see Volkswageni hästi väike ekraan sealt rooli ees on, ei tiri sul, ütleme, tähelepanu liiga palju endale. Ja siis on tavaline külje peal see suur ekraan, kus sa juhid kliimat asju, tavapärane kaasaegne Volkswageni puutetundlikkus, kliimanupud, kõik käivad sellega, veits tüütu, sellepärast, et eriti öösel just nimelt sellepärast, et need tuled ei põle ja sa pead olema loomulikult auto omanikuna, sa lõpuks ju tead, kus need nupud asuvad, aga kuidagi ikka hästi, hästi harjumatu on kasutada neid. Sellest range'ist räägime ikkagi ilusti sõiduulatusest, rääkida on natukene keerulisem. Oli selline nulline öö, nulline päev, et ma hakkasin sõitma, ta näitas, et 305 kilomeetrit saab sõita ja ütleme see reaalne sõiduulatus kukkus lõpuks kuskile sinna, ma arvan, 240 juurde. Tegelikult on isegi üsna mõistlik. Ta on üsna mõistlik, jaa, selles mõttes, võrreldes siin, kui me oleme siin sõitnud viimasel ajal nende jaapanlastega, mis on napilt, mis olid 200 sooja ilmaga. 200 jah, ideaaltingimustes, aga reaalselt on 150 kuni 160. Just, et ja võib-olla sellel Volkswagenil mina andsin ta tagasi 17% akuga, sellega oleks võinud veel sõita. Ja seal on seda varu ju tegelikult piisavalt. Nii et mis sest sõiduulatust rääkida, kõik ju ostes teavad ja tänapäeval sellega nagu väga, väga hullult enam valetada autofirmaga ei saa, et ta lubab sulle 400 ja siis mitte keegi ei sõida üle 250. Aga miks ma selle siia algusse panin? Üks asi, mis mind päris üllatas, ma tahaksin nüüd selle talve jooksul, kuna elektriautost on palju kohal eriveolisi, siis üks hommik oli isegi siin Tallinna kandis lumimaas
või noh, ütleme, kell 8 hommikul oli ta muutnud selliseks lobjakaks, aga linna ääres väikstel teedel ka päris libe. Ja sellel ID3-l, isegi kui ma lülitasin sportrežiimi välja ja panin sellesse Ecosse, ta on tagaveoline. Sina ütlesid, on ju tagaveoline? Tõepoolest, kord ja kohus. Jumalast, et ma nüüd siin faktiga ei eksi. Igatahes, kuna elektrimootoril on seda pöördemomenti ju koheselt ja palju, siis mul on tunne, et ma püsisin seal teel ainult elektroonika jõul. Sellepärast, et üldse ilma huligaanitsemata mul kogu aeg vilkus stabiilsuskontroll, mis üritas seda autot otse hoida. Ja nii kui ma tegin natuke järsema gaasiliigutuse, ma tundsin, et see tagaots nagu jõngsatas, enne kui elektroonika sekkus. Pidam seda, et et selline tagaveoline elektriauto tänapäeval võrdub natuke selline vanakooli ameeriklasega. Ainuke vähe on see, et sind hoiab see elektroonika seal tee peal, ameeriklaste ei hoiaks tee peal ilmselt mitte miski. Tegelikult see tagavöö on niisugune väike tagasitulek, mis siin nagu igal pool näha on, näiteks Honda ja samuti, et see on pigem niisugune positiivne. Jaa, aga ma pean sind kurvastama, et leidsin ka sihilikult täitsa kogemata mõne sellise laiema asfaldiplatsi ja proovisin seda, mida peaks üks tagaveoline tegema lumega, sellise libeda lume, kus ta ei suuda sirge tee peal ennast otse hoida, siis ma ei käinud väga sügaval menüüs, võib-olla kuskil see nupp on, igatahes mitte ühtegi sõõrikut see auto ei tee. Selles mõttes ta kohe poob ennast ära, nii et see tagaveo rõõm sul, ma kardan, on üürike. Kuidas kunagi öeldud, kaitse välja kaitse välja minek. Nii et selles mõttes auto ise ruumikas, hästi kliiniliselt kuidagi sile puhas, ma ütleks, et ongi rohkem nagu liikur juba, mitte niivõrd auto ja talvel väga huvitav. Ma arvan, et inimesed, kui me selle elektrindusega nüüd läheme siin edasi ja läheme tagaveoliste ja kõigega, siis inimesed peavad päris palju õppima jälle uuesti sõitma. Okei, seal oli see elektroonika vahel, aga ma ikkagi tundsin ennast jube ebakindlalt seal tee peal, sest ta tegi asju, mida ma ei ole harjunud viimasel ajal, et auto teeb. Siuke väike lühikese teljaväega auto ka, jah? Jah. Pöörderaadius väga väike, selles mõttes saad koha peal, see on siis, tähendab seda, et parkida ja koha peal manööverdada on hästi mugav. Ja mis mind siis natuke üllatas või mitte halvas mõttes, mina neid rehve ostma ei pea, aga sellel konkreetselt First Edition autol oli 20-tollised väljad. Saab ka 19 ja saab ka 18. Lihtsalt, kõik on kihvt, hästi suured sellised tõllarattad ja puha, aga elektriautode puhul räägitakse, et nende hoolduskulud, pidamiskulud peaks olema palju odavamad kui sisepõlemismootoril. Aga kui sa võtad auto, mis on, ütleme, ta on ju raskem, sest tal on akud, ja tal on 20-tolline velg, ja kui see lõpuks need rehvid ära kuluvad, siis ma vaatasin, selline talverehv, nagu seal all oli, maksab 200 eurot tükk. 20-tolline, 215, 45 mõõdus. Et seal tuleb sellega arvestada, et siis kui sa ostad selle auto talvel, siis tuleb varsti sul suverehvi hooaeg ja ka need on päris kallid. Aga kas madalamatele nii-öelda varutustusastmetele pakutakse ka väiksemaid? Jah, ongi. 19 ja 18 on ka võimalik. Nii et selles mõttes, et kui te lähte seda autot ostma, siis mõelge sellele, et kas te lasete müügimehel maha müüa omale selle kõige ägedama 20-tolliste velgedega versiooni. Tegelikult 19 müügisaalis Volkswagenis oli ka 19, mitte mingit vahet ei ole. Võtke see ja võite proovida ka 18. Ja konkreetse auto hind, see oli küll see First Edition, seda minust enam osta ei saagi, aga mulle öeldi, et samaväärse varustuse kõige akumahu sellega saab praegult 47 000 euroga. Ja millest võid siis maha lahustada, kui oled kiirete näppude voor elektriautode ostutoetuse 4000 eurot, kui sa oled eraisik. Kui sa oled juriidiline, siis on see 5000. Nii, mina rääkisin nüüd niimoodi, et vahtu lendas elektriautost ja nüüd ma tõmban Karli orki ja ei lasegi tal endal valida, mis tema nädala sündmus oli, vaid ma tean, mis ta nädala sündmus oli. Siis autogeeniuse põhitoimetuse, ütleme, püsivasse autobaasi lisandus järjekordne omaaegne kallis luksusauto Lexus GS300, mille Karl võttis omal igapäevasõiduks. Räägi, mille pärast sa valisid, kuidas ma sulle kiuslikult ütlesin, luksusliku Toyota Camry? Aga põhiliselt oli ikkagi see, et Viljandi, kus mu kodu on, ja Tallinn, kus mu töö on, et oleks niisugune hea ja mugav kulgeda.
ja kuna GS300 on tuntud kui niisugune hästi töökindel ja mugav auto, siis tunduski niisugune no-brainer valik, et alternatiivid olid niisugused võib-olla suuremate mootoritega sama ajastu Mersud, aga parasjagu ühtegi müügis ei olnud, aga GS oli täitsa omajagu. Ja nii siis saigi käidud natukene mööda Eestit, vaadatud ühte, vaadatud teist ja lõpuks siis leidsin Pärnust selle, mis oli kõige paremas korras. no ja kui, mida tähendab sellise auto puhul siis heas või paremas korras, et Ikka standardasjad, vaatasin nüüd mootorilekked, helid, kere. Okei, et kui ma võrdlen nüüd enda seiklust oma Alfa, kus ma teadsin, et põhi on roostes ja siis tuli seal veel asju, kas sul on asju, mida sa pead selle autoga kohe tegema hakkama? Jah, põhiline ja kõige suurem väljaminek on hammasrihma vahetus, sest keegi ei tea, millal seda viimati tehti ja eelmised omanikud on niisugune kena 60-70 000 sõitnud, ehk siis see välp ilmselt varsti ligineb, et niisugune better to be safe than sorry. Aga huvitavatest vigadest nii-öelda, mis ma nüüd siin nädalakese jooksul avastanud olen, käisin eelmine esmaspäev, lasin korralikult sõbral, kes töötab autodetailina, naiste autospaas, et lasin tal korralikult puhtaks teha, ära vahetada. Ja see värgade, mis sealt alt välja tuli, et see oli siuke üllatav, et jah, seda autot on nagu viimase 2 aasta jooksul korra üle värvitud, mustaks, ja nagu siukses tavatingimustes ei paistagi imelik välja, väga normaalne näeb isegi välja. Aga kui sa nüüd sinna pesula lampidele lähed, siis sa hakkad nagu avastama, et mis meie järeldasime, et ilmselt on kusagil, mina ei tea, kusagil paraadnate vahel on need nõukaaegsed need rauast need pesu riputamise talad, et keegi on sinna vahele ja sellest ja kirjad, et see on mingi värvikambri. Ja siis seal põhimõtteliselt kuidagi ise nagu leiutanud midagi ja selle auto üle värvinud, et siukene, ütleme julgelt üle poole autona, aga mis on normaalne välja, sa hakkad jõudma tiibadeni, et tiibadel on nagu maskimisjälgedega, võib leida neid ja mõnes kohas on värvinud ka liiga palju läinud, siukene nagu tükk on peal. Aga mis värvi ta ennem on olnud? Kuule, ennem ta oli... Või te ei hakanud uurima kuskilt välja koputama? Mul on siuke tunne, et see auto on 3 värvinud oma elu jaoks vähemalt. Okay. Et üle-eelmine omanik kuulutuse põhjal, ta oli siukene, nagu Audil on siuke Nardo Grey, siuke pahtli all, vaata, päris kena on ju. Siukest värvi nagu minu meelest sellele ei pakutud teha, sest eks siis ju siis see on ka kunagi üle värvitud. Et jah, et kõige hullem ei ole, aga ilmselt tuleb siis kunagi mingeid väiksemaid parandusi teha seal. Ja kas see on nüüd auto, mis on sul selline lihtsalt, et nägid ja meeldis või see võiks ka nagu jääda, et mis pikk plaan on, et kas... Esialgu võiks teha nii, et nagu ainult kulu, et kõik, mis ei ole kuluosad, et nende pärast ei peaks muretsema. Kui palju ainuke kulu on kütusekulu ja kui see on päris suur, see on päris suur. Just, et tegemist ei ole ju ometigi hübriidvariandiga, vaid seal sees on, ma saan aru, põhimõtteliselt Supra mootor. Jah, see vabalt hingav see 2JZG. Mis teda eristub, ütleme, lähme nüüd korraks unistuste maale, et mis eristab või mida sa peaksid selle mootoriga tegema, et me saaksime päriselt öelda, et see on see Supra mootor? No tegelikult Suprale pakuti vabalt hingavana ka samad mootorid. Et ongi põhimõtteliselt, et jah. Mitte lihtsalt, et üks, ma ei tea, ploki gaas on sama tegelikult. Täitsa sama, jah. Turbo vahele ja läheb küll, jah? Jah, ja lisaks Jaapani turul müüdi veel GS300 nimel Toyota Aristo, kuhu siis pakuti veel seda turboga supermootorit, et see 2JZ GTE. Aga No selge. Geenius autotoimetus sõidab, kuidas ma ütlen, huvitavate autodega, aga näed, sa viisid hinnataseme täitsa uuele levelile, nii et... Jah, see tuli sinna natukene kallimalt kätte, aga seni on väga rahuloleva sõita. Selge, eks saab sellest ka siis võib-olla lugeda või mõni teine saade sult küsida, et kuidas talvel läheb sellega, sul on vähemalt tagaveoline, ootad lund. Kusjuures ei olnud vaja isegi, sai siin Tabasalu ringreal käidud mõni aeg taga sõbral abiks ja täitsa isegi hämmastavalt vähese vaevaga tulid mõned poognad välja. Okei. Nii, uudiste rubriigis sellist 2 kurioosumit. Üks on see, et Itaalia politsei omab paari Lamborghinit. Üks nendest on Lamborghini Huracan, mille nad said omale 2017. aastal Lamborghini kinkis. Ja
muidugi arvatakse, et see on selline kiirteepolitsei nagu Cobra 11, et muudkui ajab pätte taga ja võtab neid maha. Tegelikult oli juba siis öeldud, et see on üldiselt kiirreageerimiseks mõeldud auto ja nüüd politsei kiirreageeris ja viis Itaalias ühest haiglast teise ühe Donor Nero, mis on väga tore töö, selline lees seal, kuna Lamborghinil on mootor taga, siis ees asuvas frunk, ehk siis esimeses pagasnikus oli niisugune külma kohver, mis selle sõidu teeb eriliseks, on see, et nad viisid selle kohale kiirusega 233 kilomeetrit tunnis ja mitte tippkiirusega, vaid keskmise kiirusega. Enamus sellest lõigust oli muidugi kiirtee, mis tavaoludes oli selle distantsi, see oli midagi üle 400 kilomeetri, distantsi läbimiseks vist öeldi, et äkki 5 tundi. Ja vaprad karabinierid viisid selle Neeru kohale 2 tunniga. 233 kilomeetrit tunnis keskmine teeb Tallinn-Tartu otsaks 45 minutit. Luhamaale jõuab päris kiiresti. Luhamaale jõuab kiiresti. Eesti politseil võiks ka midagi sükest huvitavat. See on nüüd, kohe tekkis ju internetis küsimus, et miks seda ometi ei võinud teha helikopteriga, mis oleks ilmselt natukene kiirem või siis vähemalt kordades ohutum. Oli kuskil kommentaar, et ei ole sobivat maandumisplatsi, kuna sellest selle kohta on ka video, muidugi mitte video sellest, kuidas Lamborghini läbi riigi sõidab, vaid kuidas ta võtab peale selle Neeru, asetab autosse, viib teises haiglas, tõstetakse välja, ma eeldan, et need kaadrid olid hiljem nagu lavastatud või järgi filmitud. Jah, see kõlab ka reaalsemalt kui... Just, et mul nagu kerge küünikuna on siin nagu 50-60, et siin on tegemist sellise väikse, ma ei tea, PR-kampaaniaga, et natuke, eks Itaalias on ka selle koroonaga mingi jamps, või mitte mingi jamps, vaid suur jamps, et natuke rahva tähelepanu, sellise, ilmselt on ka kiirteed tühjemad, ma arvan, et see oli ka üks põhjus, miks ta sai sellise sõidu ette võtta. Et eeldame, et see päriselt kõik nii toimus ja see auto oligi kõige parem viis ja see uue Neeruga inimene on nüüd palju rõõmsam. Mitu korra tankima pidid? Vot see on hea küsimus. Sest ma ei usu, et see päris ühe lauluga tuleb, et... Ei, kindlasti mitte, jah. Vot, näed, ma selle peale tuldki, selle peaks kohe välja uurima. Ja ma loodan, et jah, et tehti seda sellisete tühjade teedega, sest et kujuta ette, kui selleks, et ühte Neeru kohale viia, sa paned, ma ei tea, riskid, ma ei tea, mitme inimese Neerudega, et see on natukene selline, aga jah, ega selliseid asju alati ei arvutata niimoodi välja. Vahe tuleb seda autot sihtotstarvust ka rakendada. Jah, ja tegelikult sõidavad ju ka tavamõistes ohtlikult kiiresti ka meie Eesti kiirabibussid ja me keegi ei arva, et miks nad peavad niimoodi kihutama. Et järelikult peavad, on vaja elusid päästa. Ja veel ühe huvitav uudisena avastasime, et laagris autopon, mis ennem oli Veho vist, ühesõnaga esinduses müüakse sellist autot nagu DS, mis on Citroeni nagu ma ütlen, luksuslikum bränd. Jah, umbes nagu Hondal on Acura või Toyota Lexus, et kuigi nad toodavad minu arust kas ainult või suuremal määral ainult neid erinevas suuruses linnamaastureid. Jah, vanasti oli see DS3, see väike luukpära, mida autospordis ka tihti kasutati. Ja. Aga igatahes on seal müügis üks DS3 Crossback Electric, ehk siis huvitaval kombel on ja nagu kõlakad räägivad, seal koha peal sosistati, et DS nagu ongi veits Eestisse tagasi tulemas. DS9 tuleb üks niisugune äge sedaan nüüd, 508 baasil niisugune luksuslik. Et ma isegi ei tea, kas DS on kunagi ametlikult, teda on saanud osta Eestis, ta oli seal Veho esindus täitsa olemas, et kas ta on ka kunagi üldse ametlikult ära läinud või lihtsalt neid ei toodud enam siia, igatahes DS-i müük vist tuleb tagasi ja kes tahab... ütleme, et tehnika poolest on ta nagu Peugeot E2008 elektriauto. Badge engineering jällegi. Et sama 136 hobujõudu mootor, umbes 330 kilomeetrit sõiduulatust, aga seest, nagu me siin nalja tegime, et see on auto inimesele, kellele kohutavalt meeldivad rombid. Matemaatikaõpetajatel ideaalne geomeetria. Kusjuures minu arust need rombid ei ole seal sümmeetrilised, nii et see võib inimesi häirima hakata. Igatahes interjööris, armatuur lauas, kõik need kliimaavad ja kliimaseadme nupud ja kõik
kõik on üks suur rombipundar. Seda DS9 rongi vaata, see on ka natukene niisugune overkilli tunne minu meelest, et niisugune ainult nahka ja rombi ja niisugune. Seal on ka see rombi teema on, siis ma saan aru DS-i trademark. Jah. Ma ei tea, kuna meil on siin saate teises pooles päris palju rääkimist, siis ma arvan, et me lähemegi nüüd, kutsume stuudiosse ukse tagant Sulevi, kes viisakalt seal ootab ja siis räägime juba Yaris GR-ist või GR Yarisest ja natukene näpu otsaga ka Land Rover Defenderist. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Nii, stuudiosse laekus Sulev. Tee häält ka, vaatame, kas sind kuulda ka on üldse. Jaa, kuulda. Nii, proovi nüüd. Nüüd on kuulda palju ka. parem. No need. Nii, jätkame. Lubasin suure suuga millegipärast ennem, et me räägime ka uuest Defenderist, proovime siis seda korraks teha. Mina olen sõitnud uue Defenderiga maantee peal. Oli väga mõnus. Ühesõnaga, jah, uus Defender ei ole mitte midagi sellist, nagu on vana Defender, selles mõttes ta on ikkagi, kui inimene ei tea mitte midagi, ütleme autodest ja Defenderitest ja maasturitest, ta istub sinna sisse, ta kindlasti ei ütle, et see on mingi, kuidas me ütleme, raju maastur või hästi utilitaarsõiduk. Ta on lihtsalt hästi kõrge ja suur, aga... On kõrge ja suur, aga ta on sees, on ju kõik, sul on ekraan seal, mina vaatasin, muidugi mu see vana plastikuasi lõi jälle sisse silmaks tõmblema, et ma maksan selle konkreetse auto, proovisõiduauto oli üle 80 000 ja ma saan jälle terve autotäie, väga suure autotäie plastikut, aga kui ma hakkasin seda koputustesti tegema ja käe sinna vastu panin, siis ma sain aru, et ohoo, see võib-olla ei näe küll väga hea välja, aga see on mingi natukene teistsugune materjal. Ma eeldan, et see on selleks, et kui sa sinna sisse ronid oma mustade tunkede ja kinnaste ja kõigega, et siis vajadusel saad sa selle, mitte just voolikuga puhtaks lasta, aga nagu lihtsamalt ära pesta mingi selline materjal. Ma eeldan. Mingid materjali meenutas mulle nagu mingi siis Calypso materjali. Ja, just. Vot, aga maanteel oli sõita mõnus. Püsikiirushoidja oli peal ja et ma nimetaksin enda Defenderi sõidukogemust pigem põgusaks esmakohtumiseks. Ma taga maastikule ei roninud ja sellise tava igapäevasõidukina, täpselt selline nagu need luksuslikud 80 000 maksvad autod kõik on, et maanteel väga suurt müra ei teinud, kuigi tal on hästi vaikne ja hästi stabiilne. Jah, tohut suured peeglid on tal, aga see mingi ei tekitanud... Jah, mingi väike tuulemüra tuli, aga see on sellise suure autoga see kaasab niivi nagu selline kandiline. Jah, täpselt, aga muidu oli ta väga tsiviliseeritud. Et esmamulje positiivne, ei midagi robustet. Ma ei tea, kuidas, Karl, sa ronisid kuskile mutta sellega? Kuule, ma mõtlesin jah, et võtsin 3 sõpra kaasa, ronisin kell 12 öösel Paldiski poolsaarele, hakkasin seal paremalt poolt mööda pankrannikut tulema, hästi kitsad, siuksed porised metsateed, paremal on 2 meetrit siukene kukkumine või siis rannaäär ja siis päris oksapesu ei teinud, et saatsin semud ette nii toksi murdma, nüüd on ikkagi esinduse auto, et ehkki Defenderil peaks olema see kile peal tegelikult, et kui sa tõmbad selle ära, et siis need kriimud kaovad ka ära, et see nagu kile kaitseb nagu telefonil. Aga ei, väga muda sees, väga võimekas, absoluutselt, erilisi tõusarangusi muidugi ei teinud, mis on muidugi niisugune hästi põnev, niisugune feature on see weight sensing, kus ta mõõdab siis seda vee sügavust nii-öelda ja õnneks oli olnud hiljuti üks niisugune suurem sadu ja täitsa isegi töötab see funktsioon, et niisugune pool ratast võib-olla veel sisse uputad, et siis on nagu isegi loeb seda. Meil pikem test oli ka tegelikult, Paula käis sellega suvel juba ja käis seal Mustjõe, kes ei tea veel, pole kuulanud siin varem saadet või lugenud, siis kui sul on maastur või su sõbral on maastur ja te tahate sellega proovida, mida ta siis täpselt suudab, isegi kui sul on linnamaastur, soovitan ka sellega minna, võtke kaasa ka õiged telefoninumbrid, kes teid siis pärast ära päästab. Seal on puude veel isegi kirjas tegelikult need numbrid. On jah, see 4x4 abi. Yeah. Mustjõe maastikusõiduradu, see asub Kõrvemaal seal enne aeg viidud, kui Tallinna poolt minna paremat kätt, päris sügaval metsa sees ja mina olen seal selliste rajumate maasturitega või mis päriselt tahavad olla maasturid käinud paar korda. Olen julgenud teha küll ainult seda liivarada. Seal saab tegelikult minna päris sügavale metsa ja nagu
maasturite puhul alati öeldakse, et mida parem maastur on, seda kaugemale sa kinni jääd, seda sügavamalt tuleb sind ära päästma tulla. Aga minge sinna proovima. Mina käisin seal näiteks Range Rover autobiograafiga, mis oli niisugune 150 000 eurone luksusmaastur. Ja seal on natuke see kuidagi nagu aju ei võta vastu, et kuidas ma hakkan sellega nüüd niimoodi müttama ja mürama. Hoksi selles mõttes see liivaraja peal ei ole, seda muret ei ole, et sa mingid oksakriimud peale teed. Aga et ta on ju nii raske, ma istun siin nahkses tugitoolis ja kuulan, ma ei tea, kas Range Roveris on äkki Meridiani süsteemid midagi sihukest. Kuulan siin head muusikat ja täiesti see auto tegi ilma mingi probleemita. Ja sa tead, et see rada on piisavalt raske selle järgi, et kui ma läksin sinna Jeep Cherokeega uuega, mis on ka tegelikult ikkagi natuke rohkem maastur kui keskmine Toyota RAV4. Minu arust on lukustatavat diffrit sellel vähemalt ei olnud, aga natuke rohkem tarkust, siis oli seal liiva peal tõuse, kust see üles ei läinud. Rääkimata siis XV-st. Ja me olime tookord Subaru XV-ga, mis on veel väiksem see ei saanud üldse ülesse sealt, et just, et ta siiski annab sulle päris hästi pildi ette, mida su maastur suudab. Tasuta, kõik võivad minna, ei ole mingit nagu piiranguid ja kuna ta asub nii metsa sees ja siis väga tõenäoline ei ole ka, et seal oleks tohutult rahvast ja sa pead kartma mingeid kokkupõrkeid või asju. Ruumi on küll, aga seal jaa, minge prooviga oma maasturite võimekust ja see võib teile tuua kas väga, väga hea tuju või vastupidi väga nukra tuju. Vot, ma ei tea, mis meil Defenderist veel? Minul on üks sõber, kellele ma olen kogu aeg küsimult, mis auto ta peaks ostma ja siis ma soovitan talle ja siis ta kunagi ei osta seda, mis ma soovitan. Ja viimasel ajal oli tal jälle, et tal on vaja suurt peremaasturit, sest tal on palju lapsi, tal on vaja 7-kohalist autot. Ta elab maal, ta tegeleb aktiivsete eluviisidega, rattad, jooksmised, igasugused kanuud asjad ja oi, kuidas ma talle seda Defenderit üritasin et mine proovi, see on täpselt, see on sinu auto, see on täpselt selline, sul on see maakodu, sa võid seal vedada oma krundi teise serva, ma ei tea, mingit haagist mullaga ja sa võid minna sellega kuskile metsa matkama ja siis minu teada tellista omale Tesla Model X-i. täpselt nii need asjad käivad, et oled nagu autoajakirjanik, sõbrad küsivad nõu ja siis nad ei kuula sind. Vot nii, aga lähme siis päeva põhiteema juurde. Toyota GR Yaris. Ma püüan ma hästi palju räägin, aga teen hästi lühikese sissejuhatuse ise ära. Tegemist ei ole tavalise Toyota Yarisega, millel on mingi võimsam mootor või ühesõnaga Yarise sportmudeliga selles mõttes, vaid tegemist on sisuliselt täiesti teise autoga, mis ehitati eesmärgil, et sellest saab Toyota järgmise hooaja WRC auto. Ehk, et võeti algusest peale ette ehitada auto, mille saab hästi teha WRC autoks. Mitte, et sa võtad selle tavalise tänava Yarise ja siis püüad nagu päästa, mis päästa annab. Aga selleks, et WRC-s saaks selle autoga osaleda, pead sa ehitama neid vähemalt 2500 tänavasõiduversiooni ja tänu sellel on meil automaailmas nüüd vähemalt 2500 GR Yarist. Ilmselt Toyota teeb juurde, sest mul on tunne, et sellest saab väga populaarne auto. Nii et 2-ukseline, maailma tõenäoliselt kõige võimsama 3-silindrilise seeriamootoriga. See praegu ongi kõige võimsam. Kuni Koenigsega oma selle Chimera või? Chimeraga välja tuleb. Chimeraga, jah. Et ma panen alati ette vist sellepärast, et kindlasti on kuskil mingid sepad, kes on teinud veel võimsama ja siis mulle hakatakse saatma linke, et issand, kui loll sa oled. 261 kinnitatud hobujõudu. Aga igast dünod on kinnitanud, et on tegelikult rohkem, et süükene 270 pluss. Just. Et Toyota hindab ka pigem konservatiivselt oma hobujõude ja laseb klientidel rõõmsalt üllatuda. Supraga oli vist sama asi. Et kui Supra viidi dünost endi, siis selgus, et seal on 340 hobujõudu rohkem. Ligemale 400 hobujõudu ikka oli minu meelest. Jah, võt kõige võimsam 3-silindriline mootor, turbokas muidugi, nelikvedu ja mitte lihtsalt nelikvedu, nagu on linnamaasturitel, kus sul tagarattad tulevad siis appi, kui ammu hilja juba on,
vaid see on päriselt selline nelikvedu, kus sa saad ise režiimidest sättida, et kas sul on 50-50 või siis sportrežiimis on hoopis 70% jõust läheb taha, 30 ette. Ja tavarežiimis äkki oli vist 60-40 esiveo kasuks. Jah. Vot nii, ja manuaalkast. Ma ei tea, ma siit annaks edasi, et või siis räägin ise veel. Ei, ma tahtsin ära öelda veel, et näiteks mis teda eristab tavajaarisest on see, et isegi raam või see, millest see auto nagu siis, kuhu kõik need mootorid ja asjad peale on ehitatud, on pooleldi hoopis Toyota Corolla ja pool on Yaris. Ja see tagaosa peaks olema Corolla. Tagaosa peaks Corolla, vist selleks, et ta laiem saaks olla. Ja. Nii et jah, ta nimi on küll Yaris, ta esituled on nagu Yarisel ja kui sa silmi kissitad eest vaatad, siis ta veits on ka Toyota Yaris, aga just. Tegelikult väljast vaadates on vist 3 asja, mis on samad tavalise Yaariga, esituled, tagutuled ja siis see antenni kate, see väikese haigala uim, see on see 3. detail, mis on sama tavalise Yaarisega, et see näitab, see on põhimõtteliselt ikkagi täiesti uus auto. Just, et näiteks katus on 95 mm madalam kui tavalisel Yaarisel, mis muidugi võtab ära palju praktilisust. Aga mis selle siis ma lasen teil nüüd rääkida, mis selle kiirusomadused ja kogu see asi, mis nüüd hakkab mängima siis, kui sa oled selle auto ära vaadanud ja taga sõitma hakkad. See on, näidatakse üksteisel poole näpuga ja ma olen liiga viisakad siin kõik. No sellest ta on ikkagi väga-väga auto, ta on selline auto, mida ma arvan, et me keegi ei arvan, me kõik just arvasime juba viimast 15 aastat, et sellised autosid enam ei tule ka. Jah, ta on unikaalne, ta on ikka unicorn täiesti. Jaa, et kui me kindlasti leiame siin mingeid negatiivseid külgi, aga ennekõike ma arvan, et peab lihtsalt tähistama seda autot. Põhimõtte pärast on juba nagu hea, et see eksisteerib. Just, et see on väga eriline auto ja ma arvan, et kui me jõuame mis iganes negatiivsete punktini, need on sellised nokkimised, et sa tõesti otsid nagu väga neid negatiivseid punktid ala. Ma ei tea, ma siin varsti, mul on siin pikk nimekiri ees. Ei, tegelikult ei ole. Selles mõttes jah, mul on, aga mingid asjad, aga ei, ma saan aru, mis sa mõtled. Et jah, see on tõeline selline, ma arvan, et luukpärade osas ikka selline suur sündmus päris mitme aasta jooksul. Kui mitte isegi viimane siukene, isegi arutasime näiteks, et kus seda, et kas siukese autos enam tuleb üldse. Kas Honda i20N võib tulla, kuidas need kõlakad, Honda ei ole seda veel näidanud, kas seal võib tulla nelikvedu? Tavaline i20N on avaldatud ja esiveoline, ta tuleb selline nagu Fiesta ST põhimõtteliselt. Okay. Isegi ka vist käsikastiga tuleb. Ja, just. Okei. Siin veel numbritest, et 5,5 sekundit 100-ni, kui see nagu üldse tähtis on selle auto puhul, tegelikult ei ole vist nagu see, see ei ole nagu foori tagant nagu Bemmi-meeste ehmatamise auto. Sa ilmselt ehmatad nad ära küll, aga ütleme, et sul jäi isegi muud üles, tegelikult see mootor esimese käiguga, esimene käik on hästi-hästi lühike tal ja see mootor tõuseb tegelikult väga kiiresti pöördesse, et rahulikult foori tagant sellega ära minna, et tegelikult see on pingutus. Kas teil oli, minul oli hästi raske saada selgeks selle põgusana, sõitsin päris paljud, aga ma ei ole lõpuni kindel, et ma seda sidurit õigesti kasutasin ja ma ei saa väita, ühesõnaga ma ei lükka ümber ega kinnita väidet, et ma tundsin autos ka paar korda sidurilõhna. Et minu arust ta oli hästi kuidagi kerge, et ta kas võttis kohe või siis sul oli see mina ei saanud seda sidurit selgeks hästi. Pigem oli äkki see, et gaasipedaal on tundetu, et raske oli pigem seda ühildada, et pigem see ei ole sidurisüü. Ma ütlen sama, et see gaasipedaali see ülevalt hakkas, ta ei võtnud väga hästi, et minust gaasi pidi palju rohkem andma ja siis ta äkkiselt tuli nagu sellise üsna suure pauguga tuli taha. Okei, väga hea. Elektrooniline tartul vist ikkagi. Ma arvan küll, jah. Okei, väga hea, siis see on minu süü, väga hea. Kindlasti mitte. Nii, mis ma tahtsin, mul oli siin vahepeal kogu selle jutu peale mingi hästi oluline asi selle kiiruse kohta, ei tule praegu meelde. Hakkame siis otsast minema häälest. Kui meie viimase aja šokielamus oli tehishäälte osas, oli Cupra Formentor. See on kõik kogenud. Jällegi kõik, et kuidas me kõik seda kogeme, on see, et meil on kuidagi autogeenus proovinud nii teha, et kui on vähegi natukene huvitavam auto, et me püüame seda jagada, selle võrra saame me muidugi kõik vähem sõita, aga et siis muidu pole nagu kellegiga arutada.
aga Formentoris oli see tehishääl, sest et noh, kui on väiksed mootorid ja euronõuded ka müra osas, mitte ainult heitmete, noh, kuidagi tuleb juhile seda emotsiooni pakkuda, ühtepidi saad sa panna sinna kalli väljalaske, mis aitab, eks ju, kaasa, see tõstab omakorda auto hinda. Näiteks, ma ei mäleta, kui palju oli sellel Volkswagen T-Roc R-il ja ka siis Golf R-il see Akrapovitš väljalase on, eks ju, jälle lisavarustuses mingi 4000 eurot. Jah, päris mitu tonni tuli juurde, jah. Just, odavam on panna sul sinna tarkvara ja juhtida mingit tehisheli autosse. Fine, mul ei ole sellega otseselt probleeme, sest et noh, kuidagi peab, noh, midagi peab tegema, aga Formentor tegi seda täiesti valesti, sest autosse jõmistati mingit V8-likku boksermootorlikku asja, mis ei, noh, sa tead, et su autol on 2-liitrine mootor, turbokas. Ja see oli kohutavalt tehislik ka veel selle. Ja tihti ei läinud ka pööretega kokku. Ja ei kõnni ühte sõmmu. Just, siis Yaris GR-il on see palju parem. Ilmselgelt tal on tehisheli. Tal on tehisheli sellest, et väljast, kui keegi selle autoga nagu minema paarutas, siis ei olnud kuulda seda, mida ma seest kuulsin. Aga see tundus pigem nagu selle päris mootori võimendamine. Jah, sest et 3-silindriline ongi selline teatud tärin või... Jah, kui nad on selline nagu nii-öelda balansist väljas, et paarital silindrid, et siis tal selline omapärane heli on niivina. Et see, ma mõtlen, esimese sõidukorral ma ka üritasin sõpradega arvestada, kui palju sellest tuleb kõlaritesse, kui palju on see päris, et see nagu midagi tuleb kõlaritesse, aga saad aru, et see nagu komplimenteerib seda mootori enda heli pigem. Jah, et keegi ütles nagu, noh, mulle ka, et no ikka veits palju on seda, noh, see on natuke maitse asi, aga ta ei olnud vähemasti vale. Et ta sobis nagu sinna iseloomult päris hästi. Jah, huilgab niimoodi, siuke growling. Nii, kuidas sellega, kui me rääksime, et seda tuli ehitada WRC jaoks, muuseas see auto ei jõua ralliradadele, sellepärast et Toyota arenduse käigus võttis vastu otsuse, et ta ikkagi hetkel jätkab vana oma selle olemasoleva autoga. Äkki või siis järgmine hooaeg või? Siis järgmine hooaeg. Aga noh, sisuliselt on tegemist ikkagi üle aastate sellise homologatsiooni autoga, mida tehti 80-ndatel, 90-ndatel, kes teab siis Audi Quattro, Audi Sport Quattro. Jah, siis Mitsubishi Evo seeria. Ja Fordil oli see Escort RS. Toyota Rennerid, Celica GT4 näiteks. Just. Ja. Et me siis loo huvides laenasime paar sellist homologatsiooni autot 90-ndatest ja üks nendest oli Mitsubishi Lancer Evolution 3. Täname lahket omanikku, kes meile selle usaldas. Ütlen kohe omaniku rahustaks ära, et ega me seda, noh, me ei läinud nende 2 autoga tegema rallikatset. Parimal juhul me nagu kiirendasime sirge tee peal, et saada kätte seda ilus natuke põrvine maatee. Emotsiooni. Ja mis neid mõlemaid autosid väga hästi nagu ühendab, kui sa istud nende sisse tegelikult, kui sa ei tea, mis see auto on ja minu arust seal Evol isegi ei aita see, kui sa vaatad spidomeetrit, sest Evo spidomeeter näitab kuni 180. Tal oli siin on see nahkne armatuur. Jah, mingi imelik selline, ma isegi ütleks, mida nahkne, vaid samet oli, see oli ikka puhas samet. Minu arvasin, et see on ikka see mingi tuuning armatuur. See on nagu siukene Alcantara eelkäija nii-öelda, et vanasti, et... Aga seest on nad tegelikult mõlemad ülitavalised, kui istmed muidugi kõrvale jätta. Mamorool ja Recaro istmed. Ja, aga armatuurad kõik on täiesti isegi, noh, Evos nagu eriti 90-ndate selline igav plastik. Jaapani plastik, jah. Ja Yarises ka sees on ta siis, mis teda veel siis tava Yarisega ilmselt ühendab, on see, et kogu see sisu. No, väga sarnane. On küll, jah. Jõuke pigem lihtne. Sõiduomadustelt, noh, muidugi on tänapäevane see Yaris kiirem, äkilisem, aga see Evo, kuidas ta tundus sulle võrreldes, noh, et kui ikkagi tänapäev standardit järgi jätkuvalt on. Et kui meil oleks olnud voli ja piisavalt paks rahakott, et selle Evoga ka nagu, noh, proovida päriselt sõita, siis oleks ta Yarisega suutnud rinda pista? Kindlasti. Isegi täitsa kahtlemata, et ka väga siukene tempokas, me oleme hästi konkreetsed autod, et nad tegelikult nagu, noh, sa istud neile sisse ja sa saad aru, et ongi, et väga lihtne põhimõte, et ongi kiiresti sõitmiseks mõeldud. Et paberil on ka tegelikult üsna sarnased, et mõlemad kaaluvad suht sama palju, neil on tegelikult sama palju jõudu,
et mis isegi tegelikult mootoritel tuleb jõud sarnaselt taha, et Yarisel on ka, tal on 3 silindrit ja tal niisugust turbolaegi on rohkem, et Evol on samamoodi. Et nad olemused minu meelest olid väga-väga sarnased autod. Aga see tempo ja see juhitav, mis Evo nagu esile paneb, et ma ei ütleks, et see nüüd nagu väga off-pace oleks. Et ma arvan, et pädeva juhi käest ta nagu ikkagi suudaks sammu pidada küll. Ma usun et see juba selle aja auto on lihtsalt see, et on ju ikkagi nii palju kergem ja et kuigi see Yaris on väike, siis nagu, et kui see võimsas asi on võimsam neil mõlemal seal samas augus, siis eks need vanad autod hoiavad päris hästi seda tempot tegelikult. Tuli meelde, mis ma siin ennem korra kinni kiilus, kui me rääkisime sellisest, et neid autost enam ei tehta. Ja kui me räägime siin nelikveolisest manuaalkastiga sportlikust luukpärast, mis on, ütleme, normaalses hinnaklassis, siis tegelikult sinu Focus RS on ju põhimõtteliselt, kui me räägime, samasugune auto. Jah, ütleme, et see eesmärk neil autodel on põhimõtteliselt sama. Aga RS-i enam ei tule? Uut kindlasti mitte, vähemalt hetke info kohaselt. Ford rohkem neid ei taha teha. Nii. Aga nendest segasin vahepeal vahele, aga tegelikult Karl, sa käisid sõitmas ka ühe teise homologatsiooni autoga, milleks oli siis Ford Escort Cosworth RS. Just see. Mina olen seda autot näinud sõitmas ja minu arust see auto koosnes ainult peamiselt paukudest ja summutist lendavast tulest. Mart turbo suhinat oli ka kindlasti juures. Ütleme, et umbes nii oligi, et samamoodi, et vaata, istun sisse, ka väga lihtne see rang muidugi ja sa jõutad gaasipõhja, hästi raske gaasipedaal oli sellel, et siuke harimatu, et Yarisel, mis seal nagu, sa ei tunnegi mitte midagi. Ja siis lähed sinna, et gaasipõhja, siis mitte midagi tegelikult alguses ei toimu. Sa hakkad seda turbost isinat kuulma. Ja siis see ketreb, päris kaua ketreb. Ja kui see lõpuks taha tuleb, siis sa nagu saadki aru, et seal polegi auto, et seal ongi suur turbo ainult. Ja siis sa lihtsalt lähed. Et, kas need on ühe ajast autod või on see Escort Cosworth RS natuke nagu, ma ei tea, kas nüüd siin tänavasõiduks tuunitud, mõtlen Evoga võrreldes just? Ta on ikkagi vist Evost nõks, et Evo 3 oli 95-96, et Escort RS Cosworth jäi sinna ikka päris 90 algusesse, et ta baseerub ka sellele Sierra Cosworthil laialdaselt. Okei. Sest see tundub kuidagi palju metsikum või hullumeelsem oli see Cosworth sõites, kui ma nägin. Oli. aga see mootor kõik oli ka nagu enam-vähem selline, nagu ta tehasest tuli või oli omanik üht-teist ikka juurde kruttinud? See on üht-teist ikka veel tehtud, aga ütleme, et sellise põhimõtte informatsioonisid kätte hästi stabiilselt, ütleme, et ta nagu järiski, et hästi väikse televahega, et kerge pisike auto tegelikult, aga samamoodi, et istus väga stabiilselt ja nagu kindlameelselt tee peal, ka kurvides, et kui sa seda nii-öelda turboviivitust õpid enda jaoks ära kasutama, et siis ta on samamoodi, et uskumatult kiire auto. Aga räägime siis Yarise sõiduomadustest ka, sellepärast ma teid ka siia stuudiosse vedasin. Teie oskate sellest asjast alati kuidagi paremini kirjutada ja siis eeldan ka rääkida. Lihtsalt, et ärme võtta siin praegult Tommi Mäkinene ja Ott Tänakuid võrdlusesse, vaid selle tavalise inimese, me jõuame varsti selle auto hinnani, aga ütleme, et inimene, kes selle Yarise endal on ostnud, kas tal peavad olema mingid tohutud erioskused selle autoga midagi teha, kas see hammustab su pea otsast ära, kui sa nagu natukene gaasi annad? Kindlasti mitte. Minu meelest. Ühtlasi ma arvan seda ka, et selle auto tingimata ilmselt ostab ka teadlikum inimene ka. Et, jaa, see on nii nišitoode juba nii vina, et sellel ostjal on kindlasti keskmisest tugevamad sõiduoskused. Aga okei, ütleme, et see inimene on juba jällegi, ma toon su RS-i siia sisse, et kummaga lihtsam on või kummaga lõbusam on kummaga on lihtsam lõbusalt sõita, ilma et sa peaksid kartma oma lubade või elu pärast? Mingil määral mul on tunnet Yarisega, sest ennekõike just nagu Karl mainis, et sellel käigud on tõesti lühikesed, ehk et kui see ja minu meelest see mootor hakkab ka alles, et minu kogemusel oli, et kuskil 4000 pöörde juurest hakkab ta nagu päriselt tõmbama ja nagu see lisab seda emotsiooni, kui see on lühikese käigud ja sa saad seda mootorit nagu päriselt sinna 6-7000 pöördeni kütta ka täiesti ütleme legaalsetel kiirustel, siis see on ju ikkagi
minu meelest omamoodi suurem emotsioon. Et sa saad seda autot, seda võimsust ja mootorit ja seda tehnikat ikkagi rohkem 100% kasutada. Et üks, mis meid siin nüüd järgmised 5-6 kuud segab või natuke vähem ja ka selle auto puhul segas, et meil olid all juba lamellrehvid. Et selles mõttes see natukene mind küll ühel hetkel jällegi täpselt nagu Cupra Formentoriga, et huvitaval kombel, neil mõlemad olid minu arust need Conti Viking Contact 7, et just pidurdamisel tekkis libisemine, et kes üldse, see on siin üldine soovitus, mitte Gear Yarisega, kes on nüüd alla pannud omale lõpuks talverehvid ja lamellid, et proovige. Lihtsalt, kui kedagi ei ole teie ees ega taga, võtke hoog sisse sirge tee peal ja vajutage pedaal põhja. Et teil tekiks, see on väga oluline meeldetuletus, et see ei ole suvi. Need ei ole suverehvid ja see ei ole kuiv tee. Et mina sain õnneks oma õppetunni turvaliselt kätte, aga see oli üllatav. Aga hoolimata sellest, et olid lamellrehv, mis on natuke pehmem, pidamine, kurvid, kas see, et tal on, kui sa keerad sportrežiimi rohkem tagavedu, kas see tähendab ka seda, et sellega saabki niimoodi natukene, ütleme kontrollitult külg libiseda? Mitte nüüd natukene, vaid saab ikka veel rohkem kui arvata võiks. Et eriti, kui on vihmane ilm, mis tegelikult saatis meid kogu nädalavahetusega, me sellega sõitsime. Välja arvatud see üks hetk, kui me pilte tegime. Jah, et jah. Perfektne. Ütleme, et mul oli täitsa võimatu teha ükskõik millist pööret, näiteks ristmikul midagi ilma, et siuke väike hääl mul peas kisaks, et lase nüüd kõike. Aga see elektroonika on võimalik, kui palju ta segab? Ta kindlasti aitab väga palju, aga... Eks ta nagu lõpus ikkagi natukene õrnalt piirab, aga ütleme, et seda mängimisruumi on tohutult. Ja nagu mul tulegi nüüd kohe meelde, võib-olla jah, mul praegu nõues on siin see Porsche 718 GT Skyman ja võtad seal kõik maha, aga ta ikkagi natukene lõpus piirab, et lase sul päris libiseda. Ja Yaris seest, et sa võid seal ikka imelik välja, korralikult kütta, et keera rool välja ja anna gaasi ja ta läheb. Ja teda on täitsa nagu lihtne isegi momentumis hoida ja ka tagasi tuua, et kui peaks käest ära minema, et rool reageerib hästi kiiresti ja on nagu väga loomuliku tunnetusega, et see on nagu enamik tänapäeva rool, eriti näiteks Volkswagen grupi kiired autod, täiesti nagu sültias tunnetus, et igav, aga Yarisega sa tunned, mis sa teed ja nagu autot on väga lihtne enda alla nagu kontrollima tuua. Jah, ja see lühike teljevahe ka aitab minu meelest, et ta tuleb nagu väga siis kiiresti taguots välja. Ja nagu Karl, et ta on kontrollitav, aga jah, et see nii-öelda see esimene snap, et see, kui ta läheb, et see nagu järsk tuleb välja ja siis seda saab päris mõnusalt nagu, kui on mingi 90 kraadise kurist, natukene tuleb välja, tõmbad jälle sirgeks, läheb edasi, et isegi kui lamellid, see pidamine oli ikka selle autol ikka tohuta, aga kui sa tahtsid, siis ta oli väga mänguline ka. Jah, ja eriti see oli asfalti peal, kruusa peal, ütleme, et kui sa eluaeg nagu unistanud ja mõelnud, et mida siis tegelikult WRC piloodid tunnevad, sa istud siin Yarisesse, sa istud hästi kõrgel, sa vaatad ja et kruusa peal on sellega isegi veel lõbusam ja kiirem sõita, et seal ta ikka, sa saad ikka rohkem visata seda, et samamoodi, et pidamine kõik on olemas, et hästi niisugune lihtne, et ka inimene, kes muidu kruusa peal väga ei kihuta, et ka tema saaks selle hästi kiiresti käppa ja võtaks vahepeal äkki mõned miinused ka. Sa mainisid, istud seal kõrgel. Istmasend on... Et ma saan aru, et see on nüüd, üks päev istusin Sulevi autosse ja ma ei näinud sealt välja. Okei, siin on põhjused teised, esiteks on Sulev hästi pikk inimene ja teiseks tal on mingid spetsiaalsed istmesiinid pandud. Aga ma saan aru, et Yarisel see on teie arust on üks viga, et ta oli natuke liiga kõrge. Asend just. Jaa, minu jaoks oli valdavalt ka pearuumi puudu, mis mul oli nagu kogu aeg tunned, et juuksed hõõruvad vastu. Okei, nii et kui sa tahaks sellega rajale kiivriga minna, siis oleks juba jama? Täiesti võimatu. Minu pool on see täiesti võimatu, et ma pidevalt tegin natuke statilist elektrit seal laes ja aga selles suhtes nagu
ta ei olnud nii segav, et ta ei olnud minust nii kõrge, et see ma olen sõitnud autoga, mis nii kõrge, et ka see jalgade nurk, mis läheb pedaalideni, et see on ebamugav. See oli tegelikult täitsa okei, muidugi madalam oleks parem, aga mind, kuna see katus on just, nagu sa mainisid, see katus on ütleme 9 senti madalamaks lastud, see põhilangus on küll tagapool, aga ta on siiski on ta nii madal, et jah, see pearuumi hakkas ikkagi segama pisut. Ja argisõit ka tegelikult, et tõmbad juba päiksevisiiri ette, et kui päike saab vastu, et saad nagu tankis oleks. Ja keskel on see peegel ja infosüsteem, mille vaheline selline pilu. Et see oleks nagu piilarjes tegelikult, et nähtavuse poolest nagu ei hiilga. Jah, et minu see, kui mul tekkis siin hiljuti, kui ma hakkasin kuulma, kuidas üks on selle auto tellinud juba ja teine on juba tellinud ja me saime õnneks autogeenusena, me saime selle demoauto esimesena, me saime teha esimesed testid. Mul oli igatahes enne seda oli selline FOMO, fear of missing out, et kõik tellijad äkki peaks ka, nagu see judo poistes, tahaks ka 3 meetrit valget riiet. Aga kui ma seda autot nägin või sellega esimest korda kohtusin, siis ma sain aru, et jumal tänatud, sellel autol on nii palju puudusi minu jaoks, miks mina seda osta ei saa. Ehk ta võiks olla pere teine auto, aga mul ei ole vaja pere teist autot. Kui tavajaaris 5-ukseline on teatud tingimustel võimalik kasutada ka pereautona. Selles mõttes, kui sul ei ole vaja vedada kogu aeg lapsevankreid ja kama ja sa oled üldiselt vähenõudlik inimene, siis GR-jaaris esiteks on tal 2 ust ja tagaiste on ikka pigem selline väga väikese lapsele ja pigem ka väiksele lapsele. Ja poekottidele. Just. Ja panin sinna ühe oma sõbra, tavalist kasvu ja asi ei ole mitte isegi niivõrd selles, et põlveruumi ei ole, seda ei ole nagunii, ei ole ka pearuumi. Täpselt nagu Ferrari Roomas, kus pidi veel rohkem sul peavilt olema, aga oli ka Yaris GR-is. Nii et praktilisuse eest tuleb talle anda küll ikkagi suhteliselt 0 punkti. Jah, tal on see 4 inimese võimekus, aga see on ikka... Aga see on siis lühikesed sõidud. Et ja mina just viisin ka laupäeva õhtu 3 sõpra koju. Minu vend on peaaegu sama pikk kui mina, ma olen 1,95 m, vend on 1,93 m. Parim test. Ja me mõtlesime asjad nii hästi läbi, et ainukene iste, mis jäi vabaks, kui kõik ülejäänud inimesed sees, oli iste minu taga. Ja siis minu vend istus minu taga, ehk et 2 sellist 1,90 pluss inimest. Ta mahtus isegi ära. Nojah, aga sina istud rool vastu rinda ja... Nii hull isegi ei olnud, aga siis, kui see tahavate peegel on nii minna, see tagaaken on üsna selline pilukene, siis tagavate peegel on lihtsalt 2 nägu täis, sellepärast, et mõlemad inimesed kaldavad lihtsalt keskele tagapingil, et sellised viid kesklinnast Nõmmele koju, sellised 20 minutit sõidud sobivad, aga Euroopa tripil ei lähe. Et see on nagu kurb uudis kõigile, kes arvestavad, et nad saavad nüüd äkki näiteks oma, ma ei tea, pere Volkswagen Golfi välja vahetada ja öelda abikaasale, ei, aga ma ostsin ju, Toyota on ju palju soodsam ja ei lagune. Tegelikult ju seal see ligipääs tagaistmetele, isegi poekottidega, istmed suht laiutavad sulle ees ja sa tahad nagu paned kas mingi missi või salli sinna taha ja ei mingit praktilisust. Ja nagu Karl ütles, siis eest ka, et kuna auto on ju, mis ma ütlesin, peaaegu 10 sentimeetrit madalam, mis tähendab seda, et see meediasüsteemi ekraan kahjuks on ka, nagu nad tänapäeval on, nagu oleks see tablet löödud sinna armatuuri sisse püsti. Ja siis see suur peegel ja madal lagi, nii et tegelikult visuaal või siis vaateväli paremas suunas on tegelikult päris korralikult ikkagi häiritud. Et isegi kui sa sõidad üksi ja tahad teha, vaatad paremale, kas kedagi ei tule sealt, siis ütleme kõrvalistuja poolt eest välja, siis näed sa tõenäoliselt kas ekraani või peeglit. Jah, mina sest pilust niisama näed põhimõtteliselt nagu teeperve, vähemalt minul oli, sa näed seda teeperve, kes päriselt nagu tuleb, seda ei näinud, et siis ma langetasin peaaegu nagu rooli tasemele silmadega, et see isegi ka, liiklus on üks, isegi kui sa ka päriselt nagu sõidad mingid ilusaid käänulisi teid, siis seal hakkas ka see ka päris tihti segama, et ikkagi iga paremal kurv on kohe korralik kummardus allapoole. Mis mind veel üllatas selle auto puhul pärast andmeid lugedes ja erinevate andmete järgi on tema tühi kaal 1280, mis on Toyota enda kõige väiksem number, mis ta annab, kuni 1371, mis oli konkreetse auto tühimass Eesti Maanteeameti järgi. Mis tähendab seda, et selle 2-ukselisel kiireks sõiduks mõeldud erimudelil on tegelikult
1371 tühimass, mis on päris suur. Üks põhjus on muidugi see, et ta on palju tugevam kui tavajaaris, ilmselt need kerestruktuurid, et ta ei painduks. Jah, seal on, ma saan, et seal on väga palju rohkem keevitusi ja seda tugevdust tehtud. Just. Tal on ees, kui ma ei eksi, suprapidurid. Jah, suuremad kui suprapidurid tegelikult. Jõhkralt suured pidurid, need kõik asjad annavad juurde, aga ilmselt ei ole siis väga palju vaeva nähtud kuskilt nagu kaalu kaotamisega. No see oleks lihtsalt hinna üles kirjunud, ma arvan, et seal on põhjus see. Osaliselt see ja teine asi on see, et juba on nähtud esimesi pilti Nürburgringil, et arendatakse juba pisut sellist ekstreemsemat varianti. Okei, lightweight. Just, et ehk et rohkem aerot ja siis tõenäoliselt see on see, kus nad panevad umbes mingi perplex gaasi taha ja sellised asjad. Et äkki nad lihtsalt mõtlesid nagu, et see läheks juba nii ekstreemseks inimestele, et kui sul on mingi õhukesed klaasid ja see sõidumüra läheb lakke, et siis võib-olla see mõeldi lihtsalt liiga ekstreemseks praeguseks. Jah, et kui neid kaaludest siin rääkida võrdluseks, ma kuulasin täna seda Drive Nation podcasti ja nad rääkisid taas kord, nad leiavad alati mooduse sinna kuidagi jõuda, McLaren F1-st, 90-ndate, siiamaani maailma kõige parem superauto, siis selle tühi kaaluks, kui ma ei eksi, ütles Andrew Frankel 1164 kilogrammi. Kui ma nüüd kui siin ei ole midagi tõlkes kaduma läinud, aga me räägime sellisel juhul ju 6-liitrisest V12 mootorist. Me räägime ka autost, mille kõlarid pidid minema läbi Gordon Murray silmalt läbi, et oleks võimalikult õhukesed ja kerged, et see on selline jah, aga ikka kujuta ette, ta on nagu ma ei ole tegelikult, ma olen laivis näinud küll F1, et ta ei ole nüüd hiigelsuur sportauto, aga et see vahe ikkagi, et kuidas autodes suudetakse seda kaalu maha võtta süsinikkiu ja selliste kergmaterjalide kasutamisega versus see, et sul on Yaris ja me saateaeg hakkab läbi saama, kohe jõuame ka hinnani. See Yaris, kus sul lihtsalt, sa võid selle kõigega pihta hakata, aga siis see tähendab seda, et su auto ei maksa enam üllatus, baasmudel 31 000 eurot, mis on tegelikult vähe. Kui siia võtta juurde nüüd see ringraja pakett, mis peaaegu et kohustuslik sellise auto tegelikult on kohustuslik jah, kui sa juba lähed seda autot ostma, seal see lisab, mida ta nüüd lisaski? Torseni diferentsiaalid ette ja taha, jäigem verustus ja kas oli veel midagi? Punased pidurisõrvad, mis ei tähenda midagi, aga kergemad väljed olid vist ka. Need olid need 3 pidepunkti vähemalt. Ehk sisest me räägime 36 000 euro eest saad sa auto, mis välja arvatud praktilisus pakub sulle põhimõtteliselt kõike, mida ühel autofännil hetkel vaja on. Absoluutselt. Selles mõttes, et jah, et sa ilmselt ei saa taga sõita ja ei tohigi 200-ga, ei saa ka 300-ga. Aga ringrajal on ta vähemalt väga omas elemendis. Just, ja see on see auto, mis pakub sulle nendel samadel teedel legaalselt palju rõõmu. Ilma, et sa peaksid teisi või ennast kuidagi nagu ohustama mingeid ulmelisi kiirusi tabades. Hakkasin mõtlema, et näiteks Civic Type R on ka suht sama hinnaklass, et kas nagu üldse tasuks Type R võtta üle selle? Üks põhjus. 4 just ja normaalne tagaiste. No, enam-vähem normaalne, ma eeldan. Jah, eks see ainuke asi ongi see, et kui see on teine auto, siis on vastu argumente Yarisele tegelikult raske leida minu mõelest. Et kui see on, kui on tõesti inimene, kellel ongi ühte autot vaja ja tal ei ole peret ja ta saab sellega hakkama, siis miks mitte. Minu puhul puhtalt, minu pika kasvu puhul igapäevaseks sõiduks oleks võib-olla isegi liig. Aga muidu jah, kui see on teine auto, siis miks mitte? Ja et oma kaaluteemaga siin mitte jääda niimoodi päris, ma võtsin praegult välja, kui palju on hübriidmootoriga uue Yarise tühimass on 1215 kilo maanteameti järgi. Ehk siis 150 kilo raskem on see Gear Yaris. No Toyota andmetel 100 kilo raskem, aga need on mõlemad maanteametid. Need on mõlemad maanteametid. Arvestada, et hübriid Toyotal on ju mitte küll väga suured akud, aga ühesõnaga. Natuke ikka. Vot, aga leidsime ju mõned miinused ka, et ei olnud nüüd selline, et ainult et tulime stuudiosse kokku ja hakkasime meenutama mingid vanu Veliki ja Luki aegu, kus aga Mark, 10 aasta pärast me ei mäleta neid miinuseid enam. Neid ei mäleta jah, et
ma ei tea, kas keegi siit on juba selle auto ära tellinud, vist ei ole. Meil on kõigil oma Ei autot. Karl ostis just omale Lexuse, sinul on manuaalkastiga nelikveoline, aga see reaalselt ma ei tea, kui ta oleks natukene suurem või noh, ma ei saa niimoodi öelda, siis ta kaotaks võib-olla ka palju oma sõiduomadustest. Jah, ma Kui ei sa tea. võrdled selle Focus RS-iga, Just. jah, see on rohkem praktiline, olgu, aga sõiduomadused, kõik see, mis sa pakub sulle, kui sa lähed taga nüüd kuskile lustima. Üks asi oli see, mida ma saan aru, et see on tänapäeva trend ja võib-olla ma lähen sellega liialt kaasa, on see, et see selline paukmine ja kogu see värk, mis tänapäeval hot hatchidel ja asjadel käes käib, et see mulle meeldib, et Yaris võiks seda teha rohkem, või noh, ta ei teinud seda peaaegu üldse. Ei teinud. Aga no see on lahendatav probleem mingisuguse kolmanda tootja summuti süsteemiga täiesti kindlasti. Mingi sepp teeb sulle kusagil Just. otsatoru ja Et aga ei, mul oligi, et need sellised väikesed Viperas, mis on minu pikkuse tõttu hakkasid segama, et ja mul hakkas näiteks alaselg hakkas valtuma, kuna pidi nii tihti nagu alla kummardama. Sõidelamuse poolest kindlasti, et jah, see Focus RS on üldises mõttes kiirem, sest tal on ka umbes 90 hobujõudu rohkem, aga noh, tegelikult sul ei ole seda vaja tegelikult. Ja ma olen ka lihtsalt Ford RS-ide fänn, seega ma ei saa sellest lahti. No selge. Ma arvan, et kes nüüd tahab minna ja omale Gear Yarist osta, siis veel saab. Alguses oli küll juttu, et neid tehakse 2500 tükki. Kuuldavasti räägitakse, et ilmselt neid tehakse rohkem, mis on ka õige, ei ole vaja ehitada autosid ainult selleks, et noh, et mida vähemata neid on, seda parem on neil nagu järelturu väärtus ja kollektsioneerimised. Kui võib-olla on Toyota teinud maailma ühe viimase kättesaadava sellise päriselt lõbus auto, manuaalkast, nelikvedu, siis minu arust peaks aina suuremad rahvahulgad sellest osa saama ja ma loodan, et seda tootmisarvu piirangut ei tehta. Aga eks näis. Aga suur tänu tulemast ja ma ei tea, koguneme järgmine kord jälle, kui on Gear Yarise lightweight versioon meil proovisõidus ära olnud. Aga kohtume järgmine nädal. Nägemist. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.